Tere hommikust! Täna on 16. veebruar ja on mega ilus. Külm on andnud järgi meie jaoks. Eile oli veel päris jahe, täna enam ei ole väga jahe. On nii mõnus hommik. Tulin suht vara siia toimetama, et teen linnud ära ja natukene räägin täna küsimustest, mida küsitakse hästi tihti. Viimasel ajal inimesed on hakanud mulle helistama nende samade videode põhjal ja üldse, et kuskilt küsida infot ja nõu. Et siis ma proovin natuke lahata neid teemasid samal ajal, kui ma lindu toimetan. Panen GoPro pähe, saan rääkida, et korduma kippuvad küsimused. Et just haudemunade koha pealt, mis üldse maksab haudemuna näiteks. Et hästi paljud, kes alustavad, nagu nendel pole aimu ka. Ja et mis maailm see päriselt on. Oot. Ja siis muidugi vaatame vutimajja ka. Esimene küsimus, mis küsitakse tihti ja ma lubasin videos näidata, on ventilatsioon vutimajas. Ventilatsioon vutimajas on minul siis niimoodi, et tuleb laest alla 100 toru. See on tegelikult äravoolutoru, aga juhib ka õhku väga hästi, kui see vedelikku pole, nii et sobib ventilatsioonitorust ka. Kuna mul see oli olemas niimoodi, siis hea odav toru ka, panin äravoolutorud põhimõtteliselt siis lakke. Siit tuleb siis ma ütlen selline looduse poolt külm õhk ja ka külm vesi ükstapuha, mis on külm, vajub alla ja soe läheb üles, eks ole. Seega, kui toru tuleb maa ligi, siis tuleb siit alla külm ja siin kõrval on teine auk, kus läheb välja soe. Nii, kuna linde on juba üpris palju, siis minul on siin seda süsteemi 2 tükki. Teisel pool on täpselt samamoodi, ma ei tea, kas sinna taha näeb. Väga ei näe, selle puhuri või ventika taga on täpselt samamoodi välja minev koht ja siin teisel pool tuleb alla toru. Nii et minul on tegelikult siis 2 100 toru tuleb alla ja 2 ülevalt välja minevat toru siis ka. Ja need lähevad siit otsa õue. Et ei ole seal vahel rohkem midagi, kuna ma elan maakohas, siis mul see mingi ma ei tea, lõhna haisufiltrit ei ole vaja. Mul lähedased naabrid ei ole ja õues igatahes mingit lõhna tunda ei ole. Värske õhk on sees kogu aeg. Ja maas on siis väike õliradikas, mis lülitab ennast sisse siis, kui läheb liiga jahedaks. Aga kuna mul on siin umbes 300 lindu praegu seisuga juba, siis kui õues on sükene juba üle -7 kraadi, ehk siis -5 või juba plussiski, siis põhimõtteliselt enam radikas ennast väga sisse ei lülita, et linnud teevad ikka ise nii palju sooja ja see on soojustatud maja. Ja et õhk liiguks piisavalt hästi, on mul radika taga üks väiksem puhur, ma ei tea, see on puhur, see on ikkagi lihtsalt ventilaator, ütleme nii, ja lae all on suurem, mis on praegu väga tolmused, ma ikkagi pean tolmuga tulema, ma olen proovinud lükata seda edast, sest mul ei ole aega lihtsalt. Aga täna tuleb see aeg võtta ilmselt. Aga üks ventikas maas, teine on laes ja 2 õhu välja minemise kohta ja 2 õhu sisse tulemise kohta. Suveks ma pean kindlalt panema nende torude otsa ventikad, mis toovad külma õhu sisse. Et ta suruks külma õhku sisse, sest suvel läheb siin, ma arvan, liiga palavaks muidu. Kuigi maja on hästi soojustatud, seega siis ta ei saa ka külma või sooja sisse nagu ajada põhimõtteliselt on ja nagu praegu külm sisse ei tule, aga ikkagi ma olen täiesti kindel, et suveks ma pean panema siia torude otsa lihtsalt sajased need ventikad, mis puhuvad külma õhku sisse. Seega 2 tükki mul praegu ja ma saan neid alati juurde panna, kui on vaja. Ja nende äravoolu torudega tegelikult on see hea ka, et on kinnised otsad olemas, nii et kui talveks nagu läheb näiteks, ma panen siia 3 tükki juurde ja kui talvel on liiga suur õhutus, siis ma saan lihtsalt panna korgi ette sinna ja on kõik. Nii, teine küsimus. Teine küsimus puudutab siis seda vutipuuri torni, mis tuleb pidevalt, et möödud. Tegelikult selles videos, kus ma hakkasin seda ehitama, on ilusti joonis ja möödud kõik olemas. Aga ma panen GoPro praegu otsa ette ja siis ma näitan möödulindiga siin ruttu möödud ära. Nii, vutipuuri torn siis. Vutipuuri torni kõrgus. Nende posti kõrgus maast siia ülesse on täpselt 2 meetrit. Ma olen ise suhteliselt pikk inimene, 2 meetriga ma ilusti ulatan siia, sellesse puuri ka toimetama, mune korjama, sitaplaat selles mõttes, sellepärast mul on 2 meetrit. See ei pea olema 2, kui keegi on lühem. Siin on 6 puuri tornis. Vutipuuri mõõtmed siis.
selle sama puuri sisemööt tegelikult on 95. Näe, mul on väga hästi meeles. 95. 95 sellepärast, sest võrgud kõik tihti peale on meeter, pikad või laiad, mitte pikad, laiad, siis kui on, teete täpselt meetris, on väga raske seda pingutada ja siis ma jätan 5 senti üle, et saab mõnelt poolt tõmbada pingesse, siis lõikan ära. 95 on siis puur siin, aga koos siis selle postidega ta on 104 sentimeetrit on need postid siis. Need postid ei pea olema ju selles mõõdus, et see on inimese enda valik. Nii, vutipuuri kõrgus. Selle kasti kõrgus, mis on kandiline, on 20 täpselt. Kuna see on 20 ja see on siin all, põrand on 5, siis see läheb siit viltu, siis see esikülg ju läheb pikemaks, eks ole. Et mul on arvestatud niimoodi, et kui sita selle põranda koha pealt võtta ja puuri kõrgus on 33, on kogu selle ühe osa suurus. 33, järgmine 33 ja 33. Alumine on natukene siis kõrgemal. Et alumine on 36. Nii, ma ei tea, mis mõõta siin veel vaja oleks. Ahaa, näiteks võtame põrand laius. Laius. Minu arust laius on meil 60 ja puuri laius on 60, aga see põrand, et munade veerimise osa on ka, on 15 juures. Ehk siis 75. Munade veerimise osa on 15 sentimeetrit. 15 sentimeetrit sellepärast, et avastasin, et siin on ainult 10 ja võib juhtuda, et munade rest saab täis muidu, kui 24 tundi on möödas. Et tegin 15, on parem. Rohkem mõõte, ma arvan, et siin ei olegi. Ülejäänud on kõik juba lihtne ja loogiline. Eile alustasin ka siis ehitamist koha ehitamist siis tünnile, veetünnile, kuhu läheb 200 vaat ja ma üritan selle täna siis paika saada. Vaatan siin üleval ilusti ja mõte on siis järgmine, et siia tuleb siis kaast peale, eks ole, ja siia tulevad kraanid, kus ma saan siis lahti kinni keerata seda värki ja teisele poole tuleb siis sinna ülesse, tuleb 2 auku, üks on see, kus tuleb vesi sisse, et ma saan uuesti võtta vooliku ära, tuleb vesi sisse ja siis teine ülevool, et ma näen, et millal tünn täis saab, et see hakkab välja voolama ja saan vee tagant ära võtta. Vot, siuke plaan. Ja siis siit juba võndan ära, aga ma panen selle sama tünni, mis on siin maas, kus on sööd sees praegu. See on pool täis veel, seega ma küpeldan selle sööda sinna tünni ja see läheb siis ülesse. See on 200, aga see on lihtsalt hästi tugev tünn. See on meeletult tugeva seinaga, tugeva kaanega ja väga hea tünn selleks, et hoida vett minu jaoks. Ja toidunõu tünn on see ka, et seda parem. Vot, see tünn läheb siis sinna ülesse täna ja siis ma arvan, et tuleval nädalal paneme siia siis juba vutid ka. Sellepärast, et tulid tibude juures, tulid ära need vutikesed juba, seal on 30 valget ja tulid ära siia terve hunnik pruune juurde. Kaamera fokuseeri ära meil, aitäh. Tuli siia terve hunnik pruune juurde, väga halvasti praegu näha ja siin on juba noored valged ka. Need juba kuked hakkavad laulma, nii et saab hakata sorteerima ja muidugi kuked toiduks. Kanad lähevad siis munemistorni sinna ja siis saame juba kuked teha lihaks ka. Need kuked, kes olid siis seal puuris, nüüd ma ütlesin, ma annan neile nädal aega, need läksid eile lihaks. 4 tükki sain ise ära süüa ja ülejäänud läks siis inimestele toiduks. Kusjuures tegelikult ei läinud inimeste toiduks. Väga huvitav koht on tekkinud, et inimesed tahavad osta vutilihakeha oma peentele koertele toiduks, mis on ootamatu turg minu jaoks, et seda ma ei osanud oodata. Aga kui tarbija on õnnelik, siis mina olen ka. Ühesõnaga, ma lähen teinud oma hommikuringi ära, praegu kell jumala vähe alles, kell on mingi 9 hommikul äkki, minu jaoks vähe. Tegelikult ma tõusen mingi 7 ajal, aga kell tavaliselt ma toimetan oma lindeloo mingi 11 ajal kuskil. Aga praegu on päris ilus õues, nii et ma lähen näitan teile seda ka. Nagu ikka, kõik asjad juhtuvad niimoodi, et ei oota, siis tuleb välja, et meie pump ei tööta enam, mis partidele vett toob. Ja nüüd on kaks lahendus asjal.
tõenäoliselt, et kas see elekter ei jõua sinna või on pump läbi. Kolmas variant, et nii sügavalt ei saa ära külmuda tiik, seda pole kunagi juhtunud, et pumbani ära külmuks. Elektri asja ma juba vaatasin. Tundub, et vool on olemas kõik. Peaks olema. Siis ei ole muud kui lõhume välja pumba, mis on siin kuskil jää all. Nii et saab olema huvitav, mis siis juhtus. Nii et võtsin sükse korraliku vana puudelõhkumis kiilu ja vaatame, kas me saame pumba kätte. Siis me näeme ära, mis juhtus. Jää ei ole üldse nii paks, kui ma arvasin. Nii, ma panen korraks kaamera kinni, muidu äkki läheb märjaks, siis vaatame edasi. Nii, nagu selgeks sai, on pump läbi. Pump on andnud saba. Eks ta ei suht mädaodav pump ka. Ja ta on töötanud siin nüüd ju pool aastat järjest. Et selles mõttes ei tea, tööle saaks paremini, aga siit juhus võib-olla. Ühesõnaga, pump on läbi. Nüüd meil on vaja uut pumpa ja ka tegelikult uut voolikut, sellepärast et see voolik on nüüd jäetunud sisse, kui vesi enam ei voola, jäetub ta ära ja on pekkis, et siis nagu päästa ei ole midagi. Tõenäoliselt tuleb täna panna ämbriga vesi ette ja vaadata siis mingi päev uus pump ja ka uus voolik. Eks see oligi sitt, aga praegu ei tahaks nagu kohe uut süsteemi teha, sellepärast, et tahaks, et läheks soojaks selleks hetkeks, siis saaks kaevata uue augu neile sinna ja toimetada, aga nii on praegu. No nii, kõigepealt lähen viin süüa siis partidele ja siis täna ka vett tuleb viia neile. Et Partid hakkavad, kui nad saavad olla niimoodi, et nad on vahepeal õues, tal läbi saavad käia, siis nemad hakkavad munele märtsis keskelt läbi. Ma olen saanud juba pardimune, sain ka veebruaris nüüd, aga ikkagi kui läheb külmaks, siis nad lõpetavad ära munemise. Et see käib selle asja juurde, kui nad saavad vabalt elada niimoodi. Nii, partide haudemunad. Partide haudemunad maksavad võib-olla mõne inimese jaoks väga palju, kui nii mõelda, et kes ei tea asjast midagi. Et pardi haudemuna, kõige ristandpardi haudemuna on keskelt läbi 1 euro. Umbes nii neid müüakse ja umbes nii nad on. Tõupuhta pardimunad siis varieeruvad täiesti hinnalt, et 2 eurost kuni 6 on Eestis keskelt läbi, mujal maailmas isegi rohkem. Et kajuugad tavaliselt müüaksegi 5-6 eurot muna põhimõtteliselt juba, aga meil siin Saaremaal saab 2 euroga ka. Et kuidas kunagi, et oleneb müüjast täpselt ja oleneb ka tõuliinist ja kõik see on väga sõltuv. Aga keskelt läbi tõupuhta pardimuna on 2-6 eurot ja ristand pardimuna, haudemuna on euro keskelt läbi. Järgmiseks lähen viin toidulisa faasanitele ja tuvidele. Neil tegelikult tundub, et on süüa küll ja veel, aga viime natukene head paremat siia. Ja tuvide koha pealt, tuvide haudemune põhimõtteliselt ikkagi Eestis, nendega ei tegele keegi. Et ma tean, et Poolas saab osta endale tuvihaudemuna ka, aga tuvibeebi on süke, keda sa pead toitma süstla või kõrrega ja see on nagu tüütu, seda Eestis niisugused fanatte ei ole minu arust. Võib-olla on ka, aga ma ei tea vähemalt neid. Aga tuvi keskelt läbi tuvipaar on keskelt 50 euri, niisugune korralik tuvipaar Eestis, et umbes 25 eurot lind, 20 saab ka, oleneb kuidas just kaubelda, aga põhimõtteliselt seal kandis ta umbes on sõltuvalt tuviliigist muidugi ka, aga ikkagi võiks arvestada, et umbes 50 eurot paar. Nii, faasanid. Faasanid noorlinnud saab kätte täitsa mõistliku hinnaga, näiteks 25 eurot lind, aga ma kujutan ette, et jahifaasani paar, kes on juba siginemisjaaline, on keskelt läbi sott, võiks olla, et siis on nagu teada, et on korralik lind ka, et on igatepidi haigusest ja parasitest puhas, aga jahifaasan on üks odavamaid, et kuldfaasanid ja need, et
ma arvan, et paarid seal on kuskil 100-150 euro juures. Et küsiti ka mandariinide ja nende kääbuspartide muna ja või üldse linnu hinda, siis käisid läbi linnud hakkavad umbes 50 eurot lind kuni 150 eurot lind, et see on niisugune väga laia möödupuuga paneme praegu, aga et umbes saaks mingi taju kätte, et kus need hinnad liiguvad. Ja samamoodi on hanemuna, et räägin pardimunast, siis söögipardimuna ka. 10 pardimuna karp, kui tõesti ostada toiduks, on keskelt läbi 6 eurot. Hanemuna hakkab keskelt läbi 2-4 eurot, on üks muna toiduks. Haudemuna tihti peale, kui nii 6 eurot muna. Et kuskil seal kandis ta on. Et eks need hinnad sõltuvad ja muutuvad, aga tundub, et nad lähevad ikkagi praegu ülesse poole, et mujal maailmas on munad isegi kallimad, et praegu see on tõusas joones läheb vaikselt. Vot, ma lähen oravatele ka süüa nüüd. Ja oravatega on siuke asi, et oravad on ka need samad, kes minul on Ameerika punaorav. Ameerika punaorav maksab, kui välismaalt tuua, siis paar maksab keskelt läbi 200 eurot. See on nüüd siis, kui sõita kuskile Tšehhi kohale ja saate kätte enda paari, et siis on keskelt läbi 200 eurot paar. Eestis kipub ta olema sinna 200 eurot loom, ehk siis paari eest peab välja käima vähemalt 4 sotti, et ei ole kõige odavam lemmikloom, aga samas võrreldes koertega, siis on ikkagi mäda odav. Et Jack Russell paberitega on vähemalt tonn 500, nii et selles mõttes kallis on niisugune suhteline mõiste. Aga muidugi üks näriline ei ela nii kaua muidugi, kui elab koer jälle, aga see on kõik niisugune ja ma räägin teile lihtsalt umbes hindadest, mis praegu turul on ja tundub, et on täiesti tavaline kõuts varjupaigast. Kõige lihtsam tõenäoliselt, aga ka väga nunnu. Paabulinnud on sellised väga suhteline, aga keskelt läbi paabulind ikkagi võiks juba normaalses mõõdus paabulind. Et paabulind hakkavad sigima alles 3 aastat minu teada. Et normaalses mõõdus paabulind võiks ikkagi olla 150-300 eurot lind, et vastavalt mis tõutunnustega ta siis on. Täiesti tavaline siidikukk 15-25 eurot, võib ka olla 50, vastavalt siis tema välimusele tegelikult ikkagi võib nii-öelda tõutunnused, et hinnad sõltuvad kõik sellest, et kui hea geeniga ta on. Ja see on kõikide lindude puhul tegelikult niimoodi ja loomade ka tõenäoliselt. Siis muidugi meie papagoid siin, et viirpapagoide hind sõltub täiesti. Et kui keegi tuleb mulle koju reaalselt papagoid ostma, siis ma müün talle tavalisele mingi 15-20 euroga. Loomapoes on papagoid, hakkavad viirpapagoid 28-38 eurot, siukses hinnavahemikus nad on. Et umbes seal kandis. Ma vaatan, kuidas nüüd toiduga on siin. Ja tüübid. Naerutuvid keskelt läbi 20 eurot lind. Umbes seal kandis samamoodi, ma arvan, et on teemantid, et paar on kuskil 50 euri. Et siis saab hea linnupaari ka. Need tüübid siin maas, idasinivutid on täpselt samamoodi. Eks nad on kuskil 20-25 eurot lind. Et vastavalt muidugi sellele ka, et kas on emane või isane, et seal võib ka muutuda see asi. Täna vist muna ei olegi, et väikse pausi teeb. Ta muneb väga tublisti, ma olen väga üllatunud. Ja mul on rõõm teatada, et järgmised väiksed vutimunad läksid kooruma ja juba ma nägin, et kooruvad ja 3 tibu on olemas, nii et on lootust, et seekord tuleb reaalselt tibusid ka, mille üle mul on ülihea meel. Päris ka, see on nii põnev. Ja siis on meil vutid. Vutid, mul on GoPro otsa ees olnud, nii et jälg on ka. Aga vutide audemunad siis varieeruvad täiesti keskelt läbi 30 sendist kuni 2 euroni tavaliselt meil siin Eestis. Et umbes seal kandis, vastavalt siis vutile, et umbes seal nad on. Ja vutide noorlinnud
tavalisemad noorlinnud hakkavad siuksed 4 eurost 5 euroni ja just kohe munemist alustavad linnud tavaliselt on 5-6 eurot tükk. Tibud €1.50 kuni 3 tavaliselt. Et noh, see on täiesti, kuidas keegi müüb, aga umbes siuksed need hinnad Eestis praegu on. Ja ma kujutan ette, et kevadel võivad need hinnad veel tõusta natukene, sellepärast et nõudlus kindlasti on ja inimesed on avastanud, et oma toidu kasvatamine on ikkagi ilus ja mõnus. Ja see on siis see hind, millega te ostate linnu või siis muna, et kõik, mis sealt edasi tuleb, on tegelikult ju ka ikkagi kulu, et söödad, kõik mõlud, värgid, särgid, et ega ta odav lõbu ei ole. Ja sellepärast muidugi see küsimus ka, et kas ma vutimune ise ei söö, on küsitud päris mitu korda. Et söön küll, kui jääb üle, aga ma eelistan alati vutimuna müüa maha, sellepärast, mis see hea toit on ta, selles mõttes ma sööks hea meelega, aga ikkagi pidamiskulu on nii suur, et kui ma neid mune ei müü, siis lihtsalt on nii kallis. Et mul on vaja ikkagi pidada linnud üleval ja vutimuna kogus, mis ma peaks nüüd ise sööma, kui ma neid sööksin kanamuna tasemel, on nii suur. Ta on küll toitvam kui kanamuna, aga ikkagi kogus on nii suur, et ma ei saa lihtsalt lubada endale seda. Et vutisööd, kõik asjad, kuna kulu on ikkagi üpris suur, siis ma enamjaolt ikkagi enamus vutimunad proovin müüa maha. Lihtsalt, et kogu seda asja teha. Et muidu mul ei oleks teile filmida mitte midagi ja kõik hakkab sellest pihta. Võt, ma loodan, et te saite mõnele oma küsimusele vastuse. Need on nüüd need põhiküsimused, mis on küsitud tihti ja tuleb tõenäoliselt veel. Nii et ma loodan, et te saite vastuse nendele küsimustele natukenegi. Vot, sellised küsimused, sellised vastused. Et ma loodan, et te olete rahul nende vastustega. Kui ei ole, küsige uuesti, kirjutage uuesti, ma proovin paremini vastata. Nüüd ma tegelen selle pumba asjaga ja tegelikult tänane päevaplaan oli üldse saada see veetünn sinna üles paika, aga läks see video nii nagu läks, sellepärast et ongi, kuna on küsimusi, siis tuleb ka vastata ja ma vastan nii hästi, kui ma oskan. Vot, et ei pea mõtlema, et ma kõike tean. Ja, üks küsimus veel inkubaatorite kohta, et praegu seisuga on inkubaatoritega, ma saan aru, et maailmas hakkab toimuma kriisiolukord vaikselt, et koroona ikkagi mõjutab nii palju, et mingid asjad hakkavad ladudest otsa saama ja mingid asju juurde ei tehta, nii et praegu on nagu see, et kui keegi kuskil saab millegi küüned taha, siis ostke ära. Et igast põnevaid jamasid hakkab tulema vaikselt selle koroona pärast. Aga selline sai meie tänane video, ma loodan, et te saite midagi õpetlikku, kui ei saanud, siis väga vabandan, loodan, et saite. Kevad tuleb, positiivseid asju tuleb meeletult, ma loodan, ja no muidugi tuleb, me ei looda siin midagi, tuleb, lihtsalt ise oleme positiivsed, mitte küll koroona mõttes, aga mõnes teises mõttes, elu mõttes positiivsed ja kõik läheb hästi. Nii et olge tublid, näeme järgmine video ja siis share'ige, like, jagage ja tšau!